Valmistame jäätist Antila veebikaubamajja müügile tulnud uue Waves jäätisemasinaga. See masin mahutab 0,5 liitrit jäätist ja külmanum tuleb päev enne sügavkülma pista. Valisime ploomi konjaki jäätise retsepti, mida on üsna lihtne valmistada. Kõigepealt on vaja ploome konjaki sees keeta, need pooleks lõigata ja masinas peeneks lasta. Seejärel lisada retsepti järele arvutatud kogus hapukoort, piima, natukene vaniljeekstrakti, suhkurt ja lõpuks pigistada natukene sidrunimahla. Laseme segu uuesti masinaga peeneks ja valmis. Edasi võtame jäätisemasina külmanuma sügavkülmast välja ja valame jäätisesegu sisse. Anumasse mahub 300 milliliitrit jäätisesegu ja anuma sisepinnal on selle jaoks ka märk. Külmudes jäätisesegu paisub ja seepärast tuleb mahtu täpselt järgida. See on väga lihtne jäätisemasin. Kaan koos mootori ja labadega käib anumale peale. Ei mingit keerulist kinnitusmehhanismi. Töötades teeb masina mootor vaikset kõrisevat häält ja kui jäätis valmis hakkab saama, siis ajab mootor labasi kord ühte, siis jälle teisipidi. Nii et selle järgi on protsessi lõppu hea ära tunda. Kaan on läbipaistvast materjalist ja jäätisesegu paksenemine on kenasti näha. Jäätis sai nüüd peaaegu valmis. Selleks, et jäätist serveerida saaks, tuleb teda mõned tunnid sügavkülmas hoida. Poes müüakse spetsiaalseid külmakindlaid karpe, sellisega on hea jäätis sügavkülma pista. Külmanumast tuleb jäätis võtta kindlasti puidust või plastmassist lusikaga, muidu kraabib anuma sisepinna ära. Muideks, jäätisemasina juhendis on ka päris mitu jäätise retsepti kaasas. Algajatele soovitan kindlasti lihtsamaid retsepte, nagu näiteks see siin praegu. Ja ongi valmis lihtne ja maitsev kodujäätis, parajalt musta ploomi ja mõnusalt konjaki maitset. Siin jäätises ei ole ei muna ega vahukoort. Sellise jäätise tegemine on üsna lihtne ja kiire protsess. Jäätise retsepti leiate video alt kommentaaridest. Head maiustamist!